tulemast tagasi podcasti Pinginaabrid ja peavalud. Täna räägime vehklemisest ja on ka põhjust, sest minu kõrval istub ei keegi muu kui Meeri Moosus, kelle medalite sein on pikk nagu Tallinn-Tartu maantee. Pean ka ära märkima, et aastal 1853 oli Tallinna miinimumtemperatuur –23,8 kraadi. Päris külm, aga õnneks on meil siin tuba soe, +23 kraadi. Nii, tere Meeri! Tere! Soojenduseks siis väiksed kiired küsimused. Televaatajad küsivad meilt sinult, et kas pitsa või tort? Tort. Kas supp või praad? Praad. Pigem õhtu või hommik? Õhtu. Aga Oreo või Domino? Domino. Koop või kross? Koop. Füüsika või eesti keel? Kindlasti füüsika. Sai või leib? Leib. Kohv või tee? Tee. Ferrari või Opel? Ferrari. Nii. Ja nagu näha, oled pisut varustust kaasa võtnud. Seletaksid korraks lahti, mis need on? Siin minu kõrval on siis mask. No kui sa vehkleja oled, sa peab igal vehklejal peas olema, sest muidu saad surma või lendab silm peast välja. Ja siis sealpool ripub mul vehklemisrelv, minu üks lemmikumaid relvi, mis seal on. Ja sellega pead inimesi torkama ja pihta saama, et punkti saada kätte. On see varustus ka raske või on pigem ikkagi kerge? Pigem ikka kerge. Oleneb vehklemisrelvast, oleneb siis see tera, et kas sul on M-tera või D-tera. M-tera on kergem ja see on mul ka. D-tera on raskem, millega ma kunagi vehklesin ja käsi väsis ikka korralikult ära. Aga ajaga on ikkagi ära harjunud ka nende terade raskustega. Selles mõttes on ikkagi lihtsamaks muutunud. Ja kindlasti lihtsamaks muutunud. Et käsi on ikka juba ära harjunud, aga kui pikem paus on või haige olen, siis jälle väsib ära käsi. Aga miks just vehklemine? Et tüdrukud peaksid tavaliselt ikkagi tegelema kergemate aladega näiteks, tikivad näiteks või eegeldavad või teevad midagi muud rahulikku? No see sai kõik väga väiksena alguse. Kui käisin enda vanematega, siis kõikidel võistlustel kaasas ja ega ma sinna vabatahtlikult väga ei läinud, nad tirisid mind sinna kaasa. Ja vaatasin seda vehklemist ja see nagu väga tundus põnev ala, tahtsin proovida seda, aga mu ema nagu tõmbas mind sealt ära, et kuule, natuke hirmus ju, tule nagu ära, ära sina mine sinna, kui meie juba käisime, aga ma ikka tahtsin proovida ja läksin siis trenni ja proovisin, mulle meeldis. Vahepeal tuli suur paus sisse selle vehklemisega, tegelesin muu alaga ja nüüd olen jälle tagasi selle juures. Aga vehklemine on pikalt peres olnud? Ja väga pikalt. Et isa läks väiksena siis vehklemistrenni, kohtus seal mu emaga. Tulime meie, mina ja mu vend. Mu vend küll ei ole vehkleja, ta on pigem niisugune rahulikum inimene, aga mina teeksin ikka kõike. Et vehkleksin, jookseksin ja teeksin ikka sporti. Sporti tuleb teha. Aga mitu aastat oledki tegelenud? Nüüd püsivalt olen teinud 3-4 aastat. Et ma tean, et see on väga vähe, aga väga palju olen arenenud nende aastate jooksul. 3-4 aastat on ikkagi tegelikult on päris korralik treenitus ikkagi tuleb sellega. Minu vanuses mõned on tegelenud sünnist saati sellega. Nii et loomulikult nad on paremad ja eks ikka on valus tunne, kus on kaotanud endale, aga tean, et olen väga vähe tegelenud sellega. Väga sünnist saati ka ei saa tegeleda, et ega need inimikust peale mõõt ka kätte ei anna. See oli lihtsalt näide, eks ole. Aga kuidas nägi välja esimene vehklemistund, esimene kord, kui sind kohale veeti? Nagu ma ütlesin, mu emale ei meeldinud see, aga läksin siis sinna kohale, vanematega koos jälle proovisin. Ja see oli ikka suht ammu mingi 5-4-aastane, kui ma proovisin, aga siis ma vahepeal käisin trennis kuskil 8-aastaselt ja nüüd siis jälle päris ammu. 11-aastaselt, 10-aastaselt tulin tagasi siis vehklemise juurde.
aga vanemad praegu suhtuvad hästi sellesse. Ja nad on väga õnnelikud, et ma ikka selle valisin. Saame kõikjal koos võistlustel käia ja laagrites ja nagu üks suur perekond seal. Aga kuidas sa end vormis ajad nii-öelda vehklemiseks? Ma tegelen ka kergejõustikuga. Seal ma saan igasuguseid erinevaid harjutusi teha ja tugevdada lihaseid ja käin jooksmas ja proovin ka üldfüüsilist teha ja jõusaalis käia, et lihas tugev oleks, et saaksin ikka selle koormusega hakkama, mis seal vehklemisest tuleb. Koormust on vehklemises palju, et mitu korda nädalas sa tegeled sellega? Iga päev käin seal, proovin käia. Nagu ennem käin jooksmas või siis kuskil teengi üldfüüsilist ja siis lähen vehklema. Mis täna seal ei ole? Täna ma olen siin. Aga kas ka nädalavahetusiti? Nädalavahetusiti on võistlused tavaliselt. Nüüd on juba niisugune rahulikum periood, et hooaeg on läbi saanud, nüüd hakkame uueks perioodiks valmistuma selleks alguseks ja laagrid ja siis jah, et praegult väga ei ole, aga muidu nädalavahetus ja võistlused. Aga praegu oletegi iga nädalavahetusete võistlumas käinud? Jaa. Kunagi oli ikka suht kiire, et ei jõudnud vahepeal kooli asjadega järgi, et iga nädalavahetus olin kuskil ära, ei olnudki kodus, et ei saanud oma voodis ärgata ja ei saanud magama minna seal. Aga kas tasub ära? No eks ta ikka tasub ära, kogemusi tuleb ja medaleid tuleb. Kui ise sellega rahul oled, aga kas ka vormi aitab toitumine? Jaa, ikka aitab. Noh, sa ei pea vaata väga nagu tervislikult sööma, kui sa võistlane, sportlane ja võistlustel oled, et sa nagu nii kulutad need kõik ära ju. Nii et see söömine ikka alati aitab ja alati aitavad vitamiinid ka, et ma söön alati magneesiumit ja D-vitamiini ja C-vitamiini hommikuti, et liigased krampi ei läheks ja et hing oleks sees ikka. Nojah, seda saab ka igast toidust kätte, aga ise ikkagi selles mõttes teed endale süüa või kokkavad vanemad ainult? No kui üksi kodus olen, siis teen ikka mina süüa, kui vanemad kodus on, siis vahepeal teen nendele magusaid asju, et mulle väga meeldib magusaid küpsetada nagu torte ja peseesi ja siukseid asju. Nii et hoobiks on veel kokkamine, kui aega leidub? Kui aega leidub ja siis küll. Aga milline on su lemmikrelv? See, mis siin ripub praegu, see on mu kõige lemmikum relv, et mulle meeldib selle käepide kõige rohkem ja no see kardee on ka suht uus, nii et. Mis see on? Kardee on siis see ümbris? Ja see ümbris. Jah. Aga kuidas see relv nii eriline on siis? No tegelikult ma väga nagu need relvad, et nagu need peavadki kõik samasugused olema, aga just see on mu kõige lemmikum, sellepärast see ei liigu mu käes, see on nagu ära lihvitud see liibisev asi, et see nagu krobeline veits, et see nagu üldse ei liigu ja ma saan sellega nagu seda normaalselt käes hoida. Jah, relv peab mugav olema. Aga no, kui me juba toidust rääkisime, siis milline on teie lemmiksöök, lemmikretsept? No pasta carbonara, ma arvan, et on praegu lemmik. Selle retsepti ma küll ei tea, aga mu ema tehtud pasta carbonara on kõige parem. Aga no see ongi süsivesikut sisse, seda võib lõputult süüa. Yeah. Aga noh, mis on sinu lemmikraamat näiteks? Tuleme natuke kõrvale. Ei teagi, väga raamatud ei jõua lugeda. Miks te ei jõua? No loen neid kohustuslikku kirjandust ja see rohkem midagi muud väga ei jõuagi lugeda, et praegult on küll üks raamat pooleli Mõtteviis, mida ma kuulsin, kui ma käisin ühel vehklemis mingi psühholoogi koolitusel või midagi niisugust, et kuidas paremini hakkama saada ja niimoodi, siis sealt soovitati seda raamatut, seda loen praegu. Seda loed ka kohustusliku kirjanduse kõrvalt? Jah. Ja leiad aega? No võistlustele minnes siis loen ja no kui telefonist ära väsib, siis ka loen ikka. Selles mõttes raamatut saavad ikka loetud? Jah. Ja hinded on korras? Hinded on korras. Jah, aga no, tuleme siis tagasi vehklemise juurde, et milline oli teie esimene kuldmedal?
ma arvan, et oligi esimene kuldmedal, siis hiljuti Eesti meistrivõistlustel tiimiga tulime esimeseks. See oli väga uhke tunne nende kõikide inimeste seast, kelle vastu me vehklesime, olid väga tugevad ja meie seal tuleme ja võidame kõik ära, nii et see oli uhke tunne ja ikka veel see teeb südame soojaks, kui mõtlen sellest. Aga te olete ikka pikalt olete võistlenud ja no olete ikkagi palju medaleid kogunud siis võistlustega kokku siis? Umbes kui palju või? No on ikkagi medaleid kogunenud. Ja. Väga palju on kogunenud medaleid, aga kõik ei ole esimesed kohad. Jah, aga tulevik näeb ikkagi parem välja siis ka ja kas praegu on näha ka ikkagi medalitest nii-öelda kasvu või selles mõttes, et muutuvadki need hõbedad kullaks ja? Kindlasti muutuvad kunagi. Kui ma selle nimel väga palju vaeva näen, ise tahan seda. Jaa, vaeva tuleb näha. Aga kas ka vehklemises on ka rahalisi auhindu? Ja suurematel võistlustel on väga suured rahalised auhinnad. Vahepeal on ka Eestis vist olnud, aga siis ma ise vehkleja ei olnud, et siis ma käisin vaatamas neid. Aga on küll rahalised auhinnad. Ongi vehklemine ei ole ainult nii-öelda raha kulutamine, et kui raha palju on, siis saad ainult osaleda. No ikka raha saad tagasi ka, kui võidad. Nojah, aga võitjaid on ka palju. No ei ole ju väga palju võitjaid. Esimesest kolmandani need inimesed. Nii et tasub raha koguda. Tasub raha koguda. Aga mis on sinu koduklubi? Tallinna Mõõk. Käin siis Tallinnas kogu aeg seal, sest lähemal Kosel ei ole. Aga veel klubisiseselt klubis on koostöö ikkagi korralik teil? Ja väga korralik. Mulle väga meeldib see klubi. See on nagu selline peretunne kogu aeg, kui sinna lähen, et kõikidega saan hästi läbi ja selline hea keskkond on seal alati, et alati saab nalja. Hästi ühtehoidja on ikkagi? Ja toetama kõiki. Ja, aga kas vabal ajal ka ikkagi suhted nendega? Jaa, saame isegi kokku mõnedega. Et olen sealt endale sõpru küll leidnud ja on ka parimaid sõpru sealt. Väga hea. Aga räägime siis varustusest, et on need ikka ulmehinnad või võib iga keskmine mees või naine endale soetada? No need on päris kallid, need hinnad, et kõik see varustus, kui sa tahad osta, need kostüüm ja mask ja relv ja kinnas ja need kõik asjad on ikka kuskil 1000 kuni 2000 seas ikka, see piir on seal ikka, et kui sul raha on, siis osta jumala eest, kui raha pole, siis ma pigem säästa seda, et ära hakka ostma selliseid kallid asju. Aga ma ütleks et päris kallis on see varustus. Ikkagi kallim hobi kui enamus. Ja on küll. Aga selles mõttes, kui ma varem küsisin, et on see nagu tasub ikka ära? Ja, see tasub ära. Kui sa oled hea selles ja kui sa näed vaeva. Tuleb vaeva näha, tuleb pühenduda. Jah, tuleb pühenduda. Aga räägime siis ikkagi edasi sellest kostüümist. Et siukse raha eest ikkagi eeldaks, et kostüüm on mugav ja lähebki selge hästi. On see nii? Jaa, kostüüm on väga mugav. Minule väga meeldib minu kostüüm ja see kui see suurem on, siis saab ikka ju viia õmbleja juurde midagi et neid ehklemisjopesi ja pükse saab väga kiirelt teha õmblemisega korda, et ei ole üldse siuksed, et mingid osta uus endale, seda ei saa parandada, et vii õmbleja juurde, teeb sulle ära 20 eurot või 10 eurot või midagi siukest ja lihtne. Nii et kostüümid on head? Ja, mugavad. Väga hea. Aga tuleme siis mõõga juurde jälle. Et kas mõõk on ka hästi kallis?
ja kui sa mõõga katki teed, ehk siis tera, noh, torkad kedagi liiga tugevasti, tera lendab minema, on ju, siis uus tera maksab umbes 180 eurot. Nii et pigem hoia enda relvi ja torka õrnalt, aga proovi ikka pihta saada. Aga mõõgad ikkagi painduvad ka hästi, et ei murra kohe ära, kui teist puudutab. No jaa, aga kui see relv on juba väga, noh, tera on väga vana juba, siis võib ikka katki minna. Tean, et mu isal oli hästi vana tera, eest ta painutas seda hästi palju, aga see nagu kunagi katki ei läinud, siis ma jäin mõtlema, et huvitav, miks. Aga ikka veel mõtlen selle peale. Aga noh, ma tegin ka alles relva katki ja noh, mina saan tasuta selle, et selle uue tera, aga teistele küll ei soovita seda katki teha, ise ka ei taha väga, et jälle mingi uus relv ja mingi pead jälle ära harjumas, kardad, et teed uuesti katki. Tasub ikka hoolitseda varustuse eest. Kindlasti. Jah, aga näiteks mõõga asemel ei saa kasutada imitatsioonivahendeid näiteks, et tulen ükskord trenni ja võtan puupulga kaasa hoopis. Noh, ikka võid võtta, aga ma ei usu, et sellega rajale saab minna. Noh, kui ta ka sihuke ilus on. Noh, kui ilus on, siis paneme seina peale, aga võta ikka päris relv kaasa. No. Tasub jälle raha koguda. Tasub raha koguda, et no, kui sa proovitrennile tuled, siis saad ikka tasuta selle, et sa ei pea ostma seda kõike kohe, et seal on see klubis, kui enda varustust ei ole isiklikku, siis saad võtta ja meil on nagu veits, noh, üleval korrusel me ütleme, no kuskil eraldi ruum, kus sa võtad lihtsalt üldkasutatavad nagu kostüümid ja relvad ja maskid. Et võimalusi on. Aga tuleme võistluste juurde, et kuidas sa võistlustel säilitad endal niisugune rahulolu ja ei anna nii-öelda vastasele märku oma tegudest? Noh, ei räägi vastasega, mida ma teen talle järgmiseks või ei näita seda liiga ette, kuidas ma lähen teda torkama, et rahulikult liigun ta poole ja teen neid ülekanded või midagi ja torkan teda. Et tuleb rahulik olla ja mitte vastasele näidata, mis sa tegema hakkad järgmisena, et ei tohi liiga äkiline olla, et mine rahulikult hiili tema juurde. Aga no võistlusel ikkagi peaks ju võtma asja nii-öelda rõõmuga. Jaa, peaks võtma. Mitte nii-öelda, kuidas te tulete toime sellega, et kui näiteks kaotate? No, kaotusega ikka läheb tuju mornimaks, aga kui sa teadsid, et sul polnud võimalust võita isegi, et on koondise inimene on ju ees, no vähemalt sa pead õnnelik olema, et said temaga vehelda üldse. Aga just tulin võistlustelt ja vehklesin enda tiimikaaslasega ja vot see oli kõige valusam kaotus, mis ma kunagi saanud olen. Aga no elu läheb edasi ja treenin rohkem, siis võidan teda järgmine kord. Kindlasti. Aga millest treeningkaaslane sinust siis erines? Et kui see kaotus nii nukker oli, et kas ta oli siis sinust nõrgem? No ma ei ütleks, et ta nõrgem oli, aga tal on kindlasti, ta on julgem, ütleksin. Ma ei ole nii julge, ma nagu kardan midagi, ma teen seda valesti või ma teen teist asja valesti, et ma nagu kartsin teda torgata. Just kui ma võtsin nagu julguse kokku, see oli liiga hilja, seis oli juba nii halvas seisukorras, et no siin ei ole midagi päästa enam. Sellega saan samastuda, et enda spordielas on samamoodi, et ise ka ei ole julge ja nii-öelda kui vastane on endast nagu natuke tugevam, siis kardan ikkagi ise ka tegutseda ja rünnata. Aga no kui me juba torgetest rääkisime, siis on valus ka saada mõõgatorkega pihta? Ei ole. No oleneb jällegi inimesest, kes sind torkab. Et kui ta on tugeva käega inimene, siis noh, leiab selle õige punkti üles, siis on tõesti väga valus, aga kui on niisugune nõrgem, siis on nagu, mis sa torkasid mind? Ma küll midagi ei tundnud, aga no tuli näitab, et torkas, siis peab leppima sellega. Et oleneb inimesest, oleneb tema stiilist ja oleneb sellest kohast, kus sa saad selle torke. Et kui otse närvipunkti saad, no siis
loomulikult on valus, kõigil on valus, pole kui tugev sa või nõrk sa oled. Et käsi vajab alla ja veelda ei saa. Nii et tasub leida endale nõrgemad vastased, et mitte haiget saada. Tasub olla kavalam ja mitte pihta saada. Jah, eks peab ikkagi targalt asja tegema. Aga räägime siis võistlustest nii-öelda välismaal, et reisite ikkagi pikalt? No mitte väga pikalt. Need võistlused on nagu lähemal minule, kus mina olen käinud või välismaal on nagu lähemal olnud. Et lennukiga poolteist tundi sinna ja poolteist tundi tagasi ja või 2 tundi ja või kui Lätis või Leedus on, siis lähed autoga ju. See ka ei võta ju palju aega. Aga kus need võistlused on siis? No ongi Lätis, Leedus, Soomes, no Eestis, Rootsis, Norras ja Taanis olen mina käinud võistlustel. Aga näeb ka ette, et jõuad kuskile mujale Euroopasse? Kindlasti jõuan. Näete ka seda varsti. Et praegu on ikkagi, et rohkem lähisriikides ongi ainult need samad riigid koos? Et ma ütleks, et Eestis toimub kõige rohkem võistlusi, kui mujal on ka niisugune võistlus nagu Balti Cup, algab Leedust, lõpeb Eestis, 2 päeva Leedus, 2 päeva Lätis, 2 päeva Eestis, aga kõik on erineval kuul. Et see on väga huvitav võistlus, mulle meeldivad need. Millal järgmine on või millal eelmine oli? Eelmine oli eelmine aasta. Ja millal järgmine tuleb? See aasta. Võidate? Kindlasti. Ega muud valikut ei ole. Jaa. Aga reiside juures ikkagi ongi, need kestavadki paar päeva või paar nädalat? Paar päeva. Niisugune 3 kuni 5 päeva kestavad need võistlused. Et väga seal uurida ei saagi seda kohta, et oledki seal hotellis ja võistluspaigas ja käid söömas ja kõik. See on siis paar korda aastas või on tihedamini? Tihedamini suht. Ongi need nädalavahetused, millest me just seal eespool rääkisime, et need nädalavahetused, et oleneb, kus võistlus on, siis sinna reisime ja tagasi tuleme ja kõiki. Aga kas vahel on ka nii-öelda kooli ajal? Kooli ajal võistlused? No, koolipäevadel? Jaa, vahel on ikka. Tulebki ette kooli asemel pead minema ka välisriiki ja? Ja eks see vahepeal niimoodi ikka on olnud. Aga see oli ammu aega tagasi kuskil septembrikuus alles. Jah, sest aga sa jõuadki reisidel siis ka kooli asjadega ennast kursis hoida? Ma väga reisidel kooli asjadega ei tegele. Ma pigem keskendun selle võistlusele ja hoian oma seda poker face'i, et mõtlen võistlustele ja mitte koolile. Et see koolile mõtlen siis, kui Eestisse tagasi jõuan. Ja kooli mõtlen kooli ajale ja rohkem. Aga rääkisite veel oma raamatutest, et raamatud loete ka siis oma reisidel, kui väga igav hakkab? Ja, kindlasti loen, kui koostuskirjandust on vaja lugeda, siis ma alati võtan kaasa, mis sa lennuks ikka teed, telefonis ei saa olla ju. Võtan raamatu välja, hakkan lugema. Lugemine on hea tegevus. Okei. Aga tuleme niisugune huvitama küsimuse juurde, et näiteks, et kas õhtul välja minnes tunneb end näiteks kaaslasega oled õhtul väljas ja tegeled niisuguse võitluskunstiga, et kas kaaslane võiks tunda ennast ohutumalt ja turvaliselt sinuga olles? No pole isiklikult küsinud, pole niisugust juhust olnud ka, et küsida. Ma arvan, et ikka on turvalisem tunne. Ja, et võtate omal mõõga kuskilt tagataskust välja? Kindlasti võtan. Kui vajadus on? Ja.
aga kas plaanis on ka niisugused kedagi teist duellile kutsuda ehk teie vehklemisklubist või mujalt või välismaalt? Ma pole nii kaugele nagu mõelnudki. Enda klubist ma olen kõikidega suht vehelnud, et treenides ju ikka saad kokku kellega vehkled. Ja ma arvan, et kui mul oleks võimalus, siis ma vehkleksin ühe Hongkongi vehklejaga, aga ta on kahjuks lõpetanud juba enda vehklemise, et viimane olümpia oli, siis ta sai kulla kätte ja siis ta ütles, et ta lõpetab ära ja kõik. Et miks ka mitte, on ju. Aga ma ei mäleta väga, mis ta nimi oli. Aga temaga tahaks küll vehelda. Ka mingi naine? Ja ka naine. Hongkongist pensionile? Ta ei ole nii vana. Ta on väga noor. Siis tuleb Eestisse mingi aeg? Jaa. Aga kuidas tuled toime võistlusärevusega ja pingega võistlusel? No seda ärevust väga ei ole mul ju pinget, et kui ma seal vehklemisrajal juba olen ja hakkan esimest matši tegema, siis mul just juhtus ka see, et olin matšil ja vehklesin, tegin enda alagrupid siis, et peab 5 torkele tegema ja see, kes võidab, on ju, kes kaotab. Niimoodi siis mitme inimesega, kes seal alagrupis on, mul oli siis 6 alagrupp, ehk siis 5-ga pidin vehklema, mina olin 6. Ja siis mul oli seal minu tiimikaaslane. Hakkasin temaga vehklema, mul oli nagu väga lõdva tunne, ja siis ma ütlesin, et kuule, võta kokku ennast meeri, kus pinge on ju. Ja siis mul tuli see pinge ja siis ma võitsin teda õnneks, et ma arvan, et ilma pingeta kui mul see pinge on vehklemise ajal, siis ma saan hakkama, kui mul seda pinget ei ole, siis ma arvan, ma võtan liiga lõdvalt ja pigem kaotan selle matši. Kui sa leiad selle pinge, selles mõttes, et kas oledki tavaseisus niisugune rahulik, aga siis võistlusel lõpuks, kui ongi matš käib ja siis tunnedki end kuidagi teistmoodi, et nüüd on aeg tegutseda. No ikka tunnen pingesse lähen, et kramp tuleb sisse ja hakka nüüd jooksma, mis sa teed seal on, et alati peab julgema olema, ütleksin. Aga kas see vehklemine siis aitab sul näiteks koolitöid ka paremini teha? Et näiteks see pingetunne jälle, et tuleb jälle mingi kontrolltöö või midagi sellist. Ja siis ütleb ka keegi sulle, et et kui su pinge on. Siis teed ka 5 ära. No ma arvan, et kindlasti kui mul pinge all teen seda tööd, siis mul tuleb paremini välja kui ilma pingeta, et arvasin, et ülihästi läheb töö, pinget ei olnud. Ei tulnud hästi välja. Tegid siis pingega selle töö järgi ja tuli välja. Et ma arvan, et seda pinget on rohkem vaja kui seda, et lebo on või midagi. Ma arvan, et õppida on ka vaja. Ma õpin kogu aeg. Siis teeks kõik tööd lebolt. Ja. Aga kui sa ise kunagi vanemaks saad ja ise näiteks oled instruktor, õpetaja vehklemises, et milline oleks esimene viga, mida algaja teeks? Võtaks vehklemisseisu valesti. Seisaks pulk sirgetel jalgadel ja oleks valmis, mis järgmiseks. See oleks juba esimene viga, mida keegi teeks. Ja ongi see kõik need kõige lihtsamad harjutused, mida kui keegi pole näiteks terekast või kuskilt vaadanud vehklemist, siis ta lihtsalt arvaski, et mis see ära ole, on ju. Aga et seisabki mingi purk sirgetel jalgadel ja väljaaste on ma ei tea, mis asi. Nii et ma arvan, et need kõige lihtsamad asjad teevad nad kõik valesti. Siis ongi ruumi õppimiseks, sul midagi teha ja ongi toredam. Ja palju toredam. Kõik oskavad, siis ei oleks midagi seal tehagi. Igav hakkaks. Muidugi. Aga on teil ka siukseid plaane, et saategi tulevikus instruktoriks? See on seal tagaplaanin veel. Ma mõtlen veel teistele asjadele ennem kui see sporditreener või vehklemistreener olla. Aga tuleb mõelda.
kindlasti tuleb mõelda. aga kas vehklemise juures on mingid rituaale või mingeid ebauske enne matši ehk panen siuksed sokid jalga ja või noh? tead, ma arvan, et need võistlused, mis mul just olid, läksidki sellepärast untsu, et mul olid teised põlvikud jalas. Mul ei olnud need põlvikud, millega ma tavaliselt teen. aga ma arvan, et mul oleks need põlvikud, need asjad, mis peavad alati olema ja need peavad samad olema. aga ma arvan, et mingit teisi asju mul väga ei ole, et ei tea ka väga kedagi, kellel oleks. jah, nii et mingid rituaalid ei aita. Tuleb nagu tuleb. Tuleb nagu tuleb. aga kui sa saaksid lisada vehklemisele veel mingi pöörase reegli või midagi, mis sinu arust oleks vajalik? No ma võtaksin vaba käe kasutusele. et kui sa vehkled, sa ei tohi vaba kätt kasutada. No, ma võtaks selle kasutusele ja lööks vastase terenda vaba käega minema, torkaks teda lihtsalt. No miks seda siis teha ei tohi praegu? Sest see on vale, seda ei tohi teha, selle eest saab kaardi. See on vastase segamine. No, tulebki vastase segada. Mitte vaba käega, vaid teraga. Selge, õpime. Aga aitäh, Meeri. Saime hea ülevaate sinu tegemistest ja vehklemisest ja kõik huvitavat. Aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Ja kohtume teiega järgmises podcastis.